Aga ma tahaksin hoopis muud rääkida võib-olla kui isade päevast. No meil oli, tähendab me enne, te saate algust ei kuulnud, me siin vaikselt tegime katseid ja rääkisime isadest ja raadiokuulajad kindlasti tahtsid küsida, et miks just see nii-öelda nuttev ja igatsev viiul siin enne reportaažist Stockholmist oli siis. Aga no see selleks. Mingem siis Rootsimaa uudiste juurde. No on Rootsimaa on tekkinud üks huvitav buum, tohutu mood on praegu terves Rootsis nimi vahetada Eesti nime vastu. See tähendab siis Rootsi nimesid eestistatakse. Ja alguses sai sellest, et kuningas tegi selle nii-öelda otsa lahti ja ei ole enam Karl Gustav, nagu me teame seda, vaid kuningas võttis endale Eesti nime, see on Gunnar Roots, ehk Rootsi kunn. Ja nüüd sellele järgnes suur Eesti nimede panek kõigile ja et saada endale Eesti nimi, peab rootslane esitama ühte kontorisse, mis on Stockholmi kesklinnas, sellised asjad nagu oma pildi, siis ta peab tegema DNA-testi peab olema tal üks eestlase soovitus ja soovitaja pilt peab olema ja soovitav oleks veel soovitaja sõbra isa pilt oleks ka. Ja kui need dokumendid on kõik valmis, siis võib panna saada endale Eesti nime ja nüüd ongi juba kõige populaarsemad perekonnanimed, mida on rootslased võtnud iga Åke ja Sven ja Lars Andersson või Svensson või Johansson on võtnud endale Eesti nimed ja kõige populaarsemad on näiteks Käpik, Mähik, Toolik ja Kõverik. Need on perekonnanimed. Ja eesnimedest on populaarsemad Eesti tuntud nimed nagu Teino, Kello, Sõira ja Sõiru. Lihalemb on väga levinud nüüd. Näiteks minu naaber Svensson oli ennem Gunnar, nüüd ta võitis endale uue nime, Lihalemb Kõverik. Ja populaarne nimi on ka veel Vakk ja Puljonga. Puljonga on nii meeste kui naiste nimi ja neid nimesid kasutatakse väga palju. Kas sa oskad või kas te oskate öelda, mis võiks selle nii-öelda buumi või tähendab, millal see buum võiks ära lõppeda, et kas Eesti nimesid, perekonna eesnimesid jätkub nii palju, kui üldse Rootsi rahvas on ja kas te arvate, et terve rootslaskond paneb omale nüüd Eesti eesnimed ja perekonnanimed? No viimane trend on küll, et see on nagu Eestil on börsilangus, on vastupidiselt on Eesti nimede panemine Rootsis, ümber nimetamine siis Eesti nimedeks, on selline buum, et mina küll seda lõppu ei näe. Et praegult on juba 3 miljonit. 3 miljonit. Rootslas endale Eesti nime võtnud. Kas kindlasti on paljudesse kodudesse juba Rootsist helistatud ja küsitud nii-öelda, seal peab olema eestlasest üks soovitaja. Kas see on kujunenud ka eestlastele niisugust teatud mõttes businessiks, et kui olla rootslasele nüüd soovitajaks Eesti nime panekul ja palju siis tegelikult rootslased peavad eestlastele nende soovituskirjadest maksma? No jaa, see on, mina tean ühte eestlast, Mati Känd, ta on Tallinnast ja tema on teeninud rootslaste pealt juba 27 000 Eesti krooni. Ma soovitan, kui rootslane kirjutab kellelegi ütleb, et tule mulle soovitajaks, et ma saaks Eesti nime, alustada 1 000 000 Eesti kroonist. Tavaliselt see langeb 3 kroonini. Aga 1 000 000 on tark kohe välja käia. Küsida, tähendab. Saad ka 5, kui läheb hästi. Et läheb kauplemiseks. Kaupelda tuleb. Ja see on täiesti aktsepteeritud, eks ju, raha teenimise vahend nüüd? Ja, see on väga, isegi kuningas ütleb. Praegult on rootslased leidnud uue identiteedi enda jaoks. See on nagu Rootsi rahva uus sünd, sedapuhku siis eestlase nimega.
Aga võib-olla ei ole sünnis küsida, aga mul tekkis selline küsimus Huulile, et kas Rootsi kuningal on ka soovitus või käib see royalistliku radapidi kuidagi teisiti? Tema tegi ju lahti selle. Aga kas tal oli ka soovitaja? Oli. Mina soovitasin. Ma nägin kuningat ükskord ja ütlesin, me oleme sina, sõbrad. Ütlesin, sul on keeruline nimi, võta Eesti nimi. Ütles, milline nimi? Ma ütlen, võta Gunnar Roots. Okei, võtan ja nüüd ongi Rootsi kunn. Selge pilt. 16. Rootsi kunn. Selge pilt, see on väga huvitav teada ja kes kodus märkmeid teeb, need jõudsid kindlasti ka üles kirjutada, palju asju tähendada. Mul on praegu siin kõrval üks mu hea Rootsi sõber, Vakk Mähik. Ja tema ütles just, et viimased andmed käib õudsa mölluga, käib ka tänava nimede ümber panemine. Praegu laupäeva õhtul on kõikjal Rootsi pealinnas on masinad igal pool, kistakse maha vanu tänavasilte, pannakse uued asemele. Ja tänava nimed on näiteks, minu tänav, kus ma elan, on Kloofare Gaatsan, on nüüd Saekaatri. Saekaatri. Ja tänav, Saekaatri. Ja see, mis mul jookseb siis akende tagant, maja tagant läbi, oli Lüllefoora, nüüd on pikk. Ja kesklinnas on Lai tänav ja Eesti Krooni tänav läheb otse Eesti maja juures läbi. Ja peale selle on kalda ääres oli ennem Hüügafoot Gaatsan, on nüüd Ime tänav, kuid ärge ajage segi Imeja tänavaga, mis on paralleelne selle tänavaga. Ja Rootsi kuninga koja siis esine plats on ümber nimetatud Ümera väljakuks. Nii et kui olete Stockholmis, tere tulemast Ümera väljakul, saaksime kokku ja vaatame, mida on öelda Rootsi rahvale Gunnar Rootsil, Rootsi kunnil. Selge. Me saime siin ühe kirja, kus küsiti ka Alev Strömi aadress ja nüüd juba väike nii-öelda saladusloor on nagu tõmmatud ära, et tegemist on siis Saekaatri tänavaga. Võib-olla ütleme selle numbri ka sinna juurde, et siis saadakse teile Rootsi Stockholmi kirjutada. Parem on, kui ma ei anna Rootsi numbrit, ma annan Tallinna telefoni, kuhu võib iga kell helistada ööpäeva ringse. Kas seal on automaat vastu? Ja, see on 6432 555. 6432 555. Küsida ei ole midagi vaja, informatsioon edastatakse ja saan teada. Aga tahan veel rääkida seda, et see küsimus oli ennem, kas on lõppu näha sellel buumil, eestistamisbuumil. Vastan täiesti veendud, ei ole. Tänavad vahetatakse, inimesed võtavad nimed endale uued. Minu 3 sõpra on, kõik võtsid ühe nime. Neile meeldis lihtsalt see nimi. See on Sõira Käpik. Väga ilus, kas pole? Ja, on küll. Peale selle on veel paljud suured firmad, kontsernid, on oma nimed, oma Rootsi nimed vahetanud Eesti nimede vastu. Tõsi. Näiteks Volvo ei ole enam uuest aastast Volvo. Miks uuest aastast? See võtab natuke aega. Nii et on 2 kuud on aega, et nad saavad ametlikult. Aga juba paberid tehakse uued paberid. Ja Volvo on uuest aastast, kannab nime Kalev. Saab tuntud autotehas, kannab nime uuest aastast Võit. Scania, suured metsaautod, on nüüd Koit. Husqvarna pani väga ilusa Eesti nime endale. See on Looke. Looke see saa. Ja isegi Abba endine ansambel ostab tagasi kõik plaadid, mis tal on, tõmbab maha Abba ja kleebib peale uue ansambli. Poisid ja tüdrukud on nüüd Abba uus nimi. Ja loomulikult huvitab kindlasti Eesti mobiiltelefoni kasutajad, kes kasutavad Ericssoni. Ericssoni uus nimi on Jaanipäev. Nii et jaanipäeva telefonid tulevad varsti ka Eestile müüki. No, see oleks praegu kõik mul. Ja see on tegemist väga globaalse ettevõtmisega Rootsimaal. Enne kui me nüüd katkestame ära... Lõpetame. Ennem kui me lõpetame oma
jutu ära sealt kaugelt Rootsimaalt. Kindlasti tahavad väga paljud teada saada, et kuidas on ilm seal. Kas on jõudnud ka nii-öelda talv on käinud üle Stockholmi linna või on veel niisugust sügisest hõngu? Stockholmis on praegu väga suvine ja huvitav on see, et Stockholm lähed sõidad 30 kilomeetrit välja, on sügis. Stockholmis on suvi. Selline mulje, et suvi ei lõppegi. Väljas on 30 kraadi sooja ja see on juba maikuust saadik ja praegult minagi mul on aknad lahti ja olen lühikeste pükstega. Nii et täiesti suvine ilm. See on hämmastav. Isegi kuningas ütles, mina ei mäleta sellist sügist. Selge, nii et kes võtavad lähipäevadel siis Rootsi sõidu ette nii või ühel või teisel kujul siis laeva või lennukiga, siis on kasu... Ujumispüksid ja päikeseprillid on vaja ja täispuhutav konn võib kaasa võtta. Selge, et on tegemist siis nii-öelda suvise pealinnaga. Loodame, et see eestistamine või eestindamine nimedel ei välju oma piiridest ja loodame, et ka eesti keel on nii rikas, et neid nimesi ja kohanimesi tervele Rootsimaale jätkub. Täname siis vestlemast Alev Strömmi ja kõige panemad tervitused sinna Rootsimaale. Teile ka tervist! Nägemist ja me jätkame siis stuudiost muusikapalaga, mis iseloomustab tänast õhtut vast kõige paremini.